Eesti Esu. Tere, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad. Tere Hardo, tere Kaie. Tere. Reisilised tulid suurelt rännakult tagasi. Nimelt siis palverännak sellisesse kohta nagu Santiago de Compostela. Jah, Jaakobus tähtede väljal pidi olema see tõlge. Mis see lõppsihtpunkt seal on? On see katedraal või on lihtsalt see linn üleüldse? No lõppsihtpunkt on ikka katedraal. Katedraal, siis sinna juurde kuulub ametlik vormistamine, et sa oled seal palverännu lõpetanud, saad tunnistuse. Paberid tuleb korda ajada ka pärast. Bürokraatia. Ja siis on seal alati iga õhtu on palverändurite missa, kus loetakse üles kõik sellel päeval lõpetanud palverändurite rahvused ja palju neid on olnud ja kust nad on alustanud oma teekonda, sest need teekonnad on väga erinevad kõik. Aga mis need variandid seal siis on, et kui pika teede läbi käisite, kus te alustasite? No variante on seal sisuliselt lõpmatu arv neid, ma ei tea palju need radu, ametlikke radu on seal ka, ma arvan, üle 10 ja kus keegi alustab, me olime ka omast arvust ikka sellised kõvemat sorti matkajad, et alustasime sealt Jean-Pied-de-Portist, mis on siis umbes 800 kilomeetri kaugusel Santiagost, aga me saime kohe aru, et siin me oleme ikkagi keskmise aastme pusijad, et üks oli alustanud Nürnbergist, teine Amsterdamist või kusagilt sealt Hollandist ja ma tean, et ise Marika Traat, kes Tartu Ülikooli teadlane, tema alustas Tartust lausa, nii et me sõnaga variant on sisuliselt lõpmatu arv, aga kui mis statistikasse puutub, et siis on kaks kõige sagedamast alguspunkti on siis Sarria, mis on ka selle Prantsuse Jaakobi tee pool peal ja see on kõige sagedam alguspunkt just tänu sellele, et paberit või see tunnistus antakse siis, kui sa oled 100 kilomeetrit vähemalt läbi, et see on seal umbes seal 100 kilomeetri peal ja siis see Jean-Pied-de-Port, kus meie alustasime, on populaarsuselt teine siis alguspunkt, et see on seal kohe Püreneede jalamil. 800 kilti, siis kaua te kõndisite seda? No meie kõndisime, esialgu plaanisime kõndida 38 päeva. Laias laastus 38 ja võtsime kui me selle peale mõtlesime, siis mõtlesime niimoodi, et see on nii pikk aeg, et iga nädal tuleks võtta üks puhkepäev. Lõpptulemusena oli nii, et me lõpetasime 2 päeva varem, aga mitte sellepärast, et me oleks nüüd nii väga sporti läinud tegema, vaid sellepärast lihtsalt, et füüsis taastus, jaksasime rohkem, tundsime, et ei ole enam mõtet sinna kuskile linna mingit peatuspaika teha ja ma arvan, et eks see tõmme hakkab ka juba siis pihta, et kodu lähemal läheb samm lõpu sprint. Ja teine oli see, et siis me oleks saanud et tahtsime siis pühapäeval lõpetada, kui ta juba niimoodi sattus haarde ulatusse, et see osutus võimalikuks. Esialgu me 36 päeva siis läks teil? Meil läks 36 päeva, jah. Oli 33 kõnnipäeva ja 3 puhkepäeva. Ja Ardo jutule kommentaariks ma ütleks juurde, et need, kes alustasid seal Nürnberg ja mis iganes teised kohad, et need inimesed tavaliselt alustasid oma kodust. Jah. Et see, kust meie alustasime, see on selle Prantsuse tee ametlik alguspunkt. Siis Prantsusmaalt teiselt poolt Püreneesid, aga jah, üldjuhul, et kas alustati nagu ametlikust alguspunktist või siis polnud ka harvad need juhtumid, kui keegi tõesti oli oma kodust alustanud. Ma oleks alustanud Tuukli tänavalt, siis me oleks juba Krakowis. No mis te ütleks siis, et kas te olete teistsugused inimesed nüüd võrreldes selle ajaga enne, kui te alustasite ja nüüd? See on jah süke... Ta oli esimene, kes seda küsib. Ja väga triviaalne vastus ongi, et kindlasti teistsugune inimene. Aga siis peaks nagu hakkama mõtlema, et millises mõttes teistsugune. Seda reflektsiooni tahakski kuulda. No mina ei tea, ma arvan, et ma ei ole see, ma ei ole absoluutselt ekspert nüüd, aga mulle tundub, et kohandamine eksperdid. Ma kujutan, et läbisaamine on vist parem, kui oli enne palverännakut. Seda ma julgen
Ma seda julgen kinnitada nende piiratud lootusvaatluste põhjal, mis meil nüüd on alates detsembri või detsembri algusest, et võib-olla see on esimene asi, mis mind. No see, me jõudsime ise, me seal ei mõelnud selle peale, aga kui me koju tagasi tulime, siis me jõudsime nagu sellele äratundmisele, et me olime, kuna me jäime sinna mõneks päevaks veel edasi, et me olime tegelikult 40 päeva järjest hommikust õhtuni kogu aeg nagu kahekesi koos. Siin sellist võimalust ei ole. No, sellist aega pole olnud. Sellist aega ei ole. Olnud, on väga palju muid tegemisi, on omad asjad mõlemil, aga et seal me olime sunnitud olema kogu aeg 40 päeva koos. Ja see, sa ütlesid jah, selle meie nagu omavahelise läbisaamise. See on lõpuks kõige olulisem, et palju see õnneks see hõrmab kõik, et mõlemapoolne kohanemine ja kõik sellised asjad, et ma tooks selle lihtsalt esimesena välja sellele küsimus. Ja, no siis on vist 2 võimalikku varianti, kui 40 päeva ninapidi koos olla, et kas läheb lõplikult tülli või just nagu tugevneb side. Jah, eks. No kui ikka koos ära lõpetad, siis ilmselt sealt enam ikkagi väga palju lahknemist ei tule. Ühine siuke kirgas kogemus, ma arvan, ikkagi see seob igal juhul. Ma olen sellest täitsa kindel. Philippe Jourdain, katoliku piiskop, kes kirjutas meil selles eelmises palverännu lehes, mis novembris välja tuli, seal tähenduse teejuhtides. Tema ju kirjutas, et Santiago või Jaakobi tee on päästnud väga palju abielusid. Ja ma panin isegi esile tõsta selle kohalt. Et lihtsalt kuna sinna jutt läks, et siis ta tõigi paar näidet seal, et kus inimesed läksidki nagu väga kahtlaste suhetega nagu kodust kaua aega koos elanud, läksid sinna ja siis tulid tagasi nagu uuesti armunud. Aga teise asjana mina tooksin välja selle, et väga palju õpid iseenda kohta. Et see palverännu tee on mõnes mõttes nagu kiirülevaade elust. Et see paneb sind sellistesse olukordadesse. Üks näide, et kui sa tahad seda palverännu kogemust ikkagi saada, et siis tuleb pööbida, kui mitte kogu aeg, aga vähemalt väga palju öid nendes albergides. Võimalikult palju. Need palverändurite öömajades. Mida kujutavad endast palverändurite öömajad? See on üks suur ruum, kus on sees narid, vähemalt 10 üldjuhul. Ja sa pead seal magama koos, siis sa ostad omale sinna nari koha ja sa pead magama seal koos siis inimestega, keda sa ise ei vali. See ei ole su sõpruskond, vaid et need, kes sulle sinna siis valitakse. Ja tihtipeale on ka sellised, et need ei ole, mõned on eraettevõtmise poolt hallatavad, aga mõned on need munitsipaalalbergid. Ja need tihtipeale on väga lihtsad. Nad on puhtad korras, aga nad on väga lihtsad ja näiteks tuleb minul endal oli ühel õhtul ma tabasin ennast sellises olukorras, et näiteks ka meeste ja naiste pesuruum on ühine. Et meil oli hästi, me käisime hooaja välisel ajal, siis ei olnud väga palju rahvast, et saab sellega hakkama, aga need on kõik sellised asjad, millega sa pead nagu ennast ikkagi sundima alandlikuks, et see sinu koht on seal selle nari peal, su enda magamiskott on su kõige suurem kaitse ja ma ikkagi alguses tabasin ennast sellelt, et ma tõmbasin selle magamiskoti niimoodi omal üle pea. Oli vaikselt oma magamiskoti sees. Et see on iseenda kohta nagu väga huvitav. Ma tooks võib-olla välja selle rituaalina või et mis võtab võib-olla minu poolt selle asja kokku, et kui me seal teel olime, siis sealt ka loed selle kohta, et mis seal kirjutatakse sellest ja siis mis see võis olla? Cruz de Ferro oli meil umbes võib-olla, see oli ikkagi tubli paarsada, võib-olla 250 kilomeetrit enne lõppu on siuke Cruz de Ferro, nimetatakse see koht, siuke raudrist ja see traditsioon on siis see, et mõned võtavad kodus kaasa kivi. Aga ma seda ei teadnud selle, et ma kodus kivi kaasa ei võtnud, tassivad seda siis, ütleme, see oleks siis 550 kilomeetrit, kui oleks kohe alustanud algusest seda kivi
mina võtsin, haarasin selle kivi kusagil võib-olla 100 või paarisaja. No ikka tubli 300 kilomeetrit ma kandsin kaasas mingit kivi, noh, ma ütlen, et saad siukest põllu, aga noh, ikkagi. Mitte siis kanepit. ei päris, mineraali. See oli selline kivi ikka. No ikka siuke tellise laadset asja, võib-olla mitte päris tellis, et see oli seal seljakotis ja siis seal Crusseferrolda pannakse siis maha, et see on see võib-olla sümboolne ja oma vana taaga nagu jätad sinna selle kivi näol. Et võib-olla kui rääkida sellisest transformatiivsest aspektist ja no see on, aga noh, mina võrdleks seda võib-olla sellise ayahuasca tripiga, mis see toimub võib-olla, see toimub 6-7 tunni jooksul öösel. Et see loomulikult kaugeltki pole nii intensiivne, aga see, mis intensiivsuses puudu jääb, see tehakse tagasi, eks ole, nende kilomeetrite ja päevade ja tundidega. Aga see mingis mõttes dünaamika on sama, et eriti just viimastel nädalatel rääkida sellest kivist, et mul viskas ikka sellest, et mis ta on, et andmed on auditeerimata nii, aga ma olen see piinlike juhtumiste ja sigaduste kataloogi paksus on umbes 3,5 kilomeetrit ikka julgelt, et sealt viskas ikkagi päris palju sellist materjali üles. Aga jah, võib-olla see ja siis ühel hetkel ma tulin, et aha, aga nüüd ma olen siin, et teen seda. Ja võib-olla see oli see, ütleme, see taipamine, mis nüüd ei olnud küll seal täpselt sel hetkel, kui ma selle kivi sinna panin, aga kuidagi, ma arvan, sa saad aru, millest ma rääkisin. Tahaks ja mõelda, et lihtsalt puhtalt juba selle tõttu, et see on niivõrd erinev igapäevasest rutiinsest mustrist, et sa teed midagi täiesti teissugust, ööbid sellistes kohtades, kus sa tavaliselt ööbi, et peaks ikkagi välja tulema justkui see sool on ju, see, mis on elus tähtis või oluline on ju. Mis on siis elus tähtis? Tuli see välja teil kuidagi peas? No küsime eksperdi käest. No see sama järgmine asi, et sa pead kohanema. Ja see, ma arvan, on siin selles elus praegu väga, väga oluline samamoodi, kui siia tagasi tulla, et sa pead olema valmis kohanema kogu aeg. Et jälle üks näide, et seal hommikul lähed teele, ainuke asi, mida sa tead, on see järgmine koht, kuhu sa jõuad. Aga kas seal on pood lahti, kas seal üldse on poodi, kas tee peal üldse mingi söögivõimalus on, mingid sellised väga lihtsad asjad. Et sa võid ette mõelda või planeerida, et ma tahan, meil meeldib ju hullult kõiki asju ette planeerida. Aga kui see asi ei lähe nii, et siis ei tõmba kipsi ära, ei lähe mossi, vaid et nagu kohaned olukorraga ja liigud edasi. Ja mis on elus oluline, võib-olla see sama ka, et paned jala ette iga päev ja sa liigud edasi. Et tee see sammu haaval iga päev ja sa jõuad, kui see on eesmärgipärane kõnd, nagu meil kindlasti see oli, et see eesmärk võib väga kaugel olla, 800 kilomeetri kaugusel, aga lihtsalt iga päev sammu haaval ja kui ei mõtle selle peale, siis teed oma sammu lihtsalt, siis asjad juhtuvadki. No ja lõpuks ikkagi, me teeme ju töös koos asju ja see tähendab juhte ja kõiki neid asju, et lõpuks ikkagi see suhe on kõige alus, et millel siis kõik see ülejäänud asi, et see, mis oli ju niikuinii teada, aga eks see ühine ikkagi ligi 40-päevane koos kõndimine, see seda arusaamist ikkagi, ta toob jällegi mingil sellisel preverbaalsel, füüsilisel tasandil selle teadmise ikkagi kohale rohkem. Konsensuse leidmine näiteks ja minul oli seal alguses kohe, see oli esimene etapp on kohe üle Püreneede. Esimene päev kohe, 28 kilomeetrit oli see, 4 tundi üles Mäkke, kõrguste vahe üle kilomeetri ja siis mina rumala peaga. Mina mõtlesin, et ta saab südari seal ausalt, päris tõsiselt, et see oli ikka karm. Ja siis mina ootsin seda lõppu, et ülejäänud 4 tundi siis pidi olema laskumist. Ootsin nii väga seda ja siis kui ma sinna sain, siis sain aru, et see on veel hullem. Laskumine. Ja kuna oli seal üleval oli 2 kraadi sooja, kui sul on kasukas seljas, siis see ei ole külm, aga nende matkariietega see
see 2 kraadi ei lubanud sul sinna peatuma jääda lihtsalt. Me korraks proovisime peatuda, lõunatada, ei ole võimalik. Lihtsalt niivõrd külm hakkab. Mis tähendab, et sa ei saa koti seljast maha ja sa pead kogu aeg jälle ka edasi liikuma. Ja esimeseks päevaks kohe see sama etapp, et no mul ikka tõmbas, jalgadesse tõmbas ikkagi no korralikud valud sisse. Ja siis ongi, et Hardol seda probleemi polnud, aga me peame koos edasi minema. Ja et kuidas sa siis kohaned, et mis siis on, et tema peab kohanema sellega, et mina ei saa kas nii kiiresti liikuda või siis mul on kehvem natuke. Ja mina jällegi ise oma sees saan aru, et minu pärast me jätta seda asja pooleli. Et siis on kogu aeg see mõte, et kuidas edasi. Mis on ka nagu, ma arvan, elus jälle, mis näitab iseenda kohta, ma arvan, üht-teist ja elus väga oluline, et ei mõtle seda, et ma löön käega, vaid et mõtled, kuidas. Jah, siit tahaks üldse välja võtta selle mõtte, et mis kõige olulisem on liikumises püsimine on ju. Igas mõttes nagu mikrost makroni välja on ju. Absoluutselt. Et nii kui seisma jääd, siis on mäda. Ja noh, sellele saab on ju läheneda igat moodi, et kui võtta kapitalistlik progress ja majanduse kasvamine, et see on ka iseenesest liikumine, aga see ongi nagu niivõrd inimlik asi vist või selle vastu ei võita on ju, et sellel on ju igasugused tagajärjed, mis ei ole nagu võib-olla nii positiivsed, aga tundub, et sellest üle ei saa on ju. Ja teisipidi siis on ka hästi sümboolselt ongi, et sa kõnnid ühte kohta ja põhimõtteliselt ega enne sa kohale ei jõua, kui sa lihtsalt sinna koha või sa ei tohi on ju peatuma jääda. No see ma lisaks, aga et mille suunas liikumine, et see on ka väga tähtis. Et meil oli see katedraal, mille suunas ja katedraal on oluline sellepärast, et seal on Püha Jaakobus suure säilmed, et see liikumine pluss siis väga oluline ka on eesmärk, mille poole liikuda. Ja peatuda või seisatada, seda võib ikka. Et kas või sama see mingi puhkepäev või puhkepaus või et sa ei pea kogu aeg nagu mingi hullu tempoga edasi liikuma, aga jah, üldprintsiibis, et see on siis teadlik nagu paus või? Jah, see on nagu huvitav kontseptsioon filosoofiliselt ka, et ütleme, ma olen mõelnud, et kas on ka see on väga oluline, kuhu suunas liikuda on ju, aga ütleme, et kui sa metsas ära eksid, siis tegelikult kõige jaburam variant on see, et sa istud kännule maha ja jääd ootama midagi on ju. Et siis mulle tundub, et isegi kui sa oled täiesti vales suunas, siis mingil põhjusel tundub see õigem variant, kui jääda seisma on ju ja mitte liikuda. Jah, võib nii ka mõelda jah, et ega siin või vähemalt jah, et ütleme kui Jumal vaatab sealt kaugelt on ju, et siis tema näeb ja selle võib-olla jaburdust, et kus sa lähed ju täiesti teise suunda on ju. Aga et lihtsalt ise endaga hakkama saada, siis tundub, et on parem minna isegi vales suunas, kui mitte kuhugi minna on ju. No aga jah, samas on ka see, et mõni suund on ikka parem kui teine. See on ka päris selge. Kindlasti jah. Et loodetavasti jah, sa ikkagi oma sihikuga nii võssa ei pane, et sa täiesti valesse suunda lähed on ju, et vähemalt sul on mingi raadius, kuhu sa sihid. Selle lause ma noppisin, ju ta selle ka kuskilt noppinud, aga mina kuulsin seda esimest korda meie ühise tuttav Aleksander Eire Laupmaa käest, et see tuli selle kapitalismiga seoses meelde, et kui sa oled kuristiku serval, siis on progress viimane asi, mida sa vajad. Et kõik see. Mis taandub ikkagi lõpuks sellele, et mõned suunad on paremad kui teised. Mis jalatsitega te kõndisite seda? Sest ma olen ise mõelnud muidugi sellele mõttele, on ju, lugedes kunagi seda Coelho raamatut. Ma ei mäleta, mis see pealkiri oli, kus ta käis ka seda läbi ja tegi seal mingid väga suuri riitusi, lasi ennast matta ja nii edasi. On ju. Aga siis ma olen puht praktiliselt mõelnud, et mina olen hästi suur tennise fänn ja rulaketsi fänn, kuna ma sõitsin rulaga, et mul on vaja seda, et mul oleks jalatald oleks on ju lapik, et siuke tossud, siuksed klassikalised tossud mulle väga ei meeldi. Aga ketsidega seda läbi kõndida mulle tundub, et ei ole kõige parem variant, et mis jalatsid teil jalas olid? Hakka sa pihta. Kui ketsidest rääkida, siis ühel päeval läks meil
me ei käinud ka kõige aeglasemalt oma arust, aga üks väga siredate säärtega tütarlaps läks meist mööda nagu viuhti ja temal olid kõige tavalisemad ketsid jalas ja need ketsid olid isegi niimoodi, et minu arust need tallad vaevu püsisid seal nende riidest küljes kokku. Aga no seal käiakse väga erinevate jalanõudega. Aga no me käisime 6 aastat tagasi, esimest korda käisime seda Portugali teed Santiago de Compostelasse. See oli lühike maa. No tol hetkel ta ei olnud lühike, aga see oli 160 kilomeetrit või Portost. Ja siis meil olid... Kui kaua selleks aega läks? 10 päeva kokku vist oli mingi 10 päeva. Ja see oli ikkagi kerge, võime me täna tagantjärgi. Sealt see unistus tekkis selle Prantsuse teed peale. Ja siis olid, minul olid kunagi oli Otepääl MK etapp ja mul ei olnud kaasas peale korralikke naksaabast ja seal muid jalanõusid ja siis ostsin sealt ühed Salomoni siuksed laia liistuga nagu, ma ei tea, kas nad tossud või siuksed matkakäimad, millega sai talvel ka käia. Ja tol hetkel ma mäletan, et kui ma ostsin, kes ma vaatasin, niisugused laia liistukad nagu natukene meestekad. Et naistel on ikka ilusad kitsad liistud ja aga me käisime sellega, mina käisin nendega selle Portugali tee läbi, ühtegi villi ei olnud ja Hardo käis oma jalanõudega ja ei olnud ka ühtegi villi meil ei tulnud. Ja siis ma võtsin need kaasa sinna, et kui need on juba ära katsetatud, siis võtan kaasa. Ja mul sünnipäevaks, selle aasta sünnipäevaks Hardo kinkis mulle niisugused korralikud nagu matkasaapad säärega ja me teadsime, et me lähme. Ja nahast ja et oleks motivatsioon sügist oodata. Ja ma läksin kohe... Skechers oli siis, eks ole. Ja nendega ma ikka käisin siin ka teid sisse 10 kilomeetrit ja super. Jalad vajuvad ilusti sisse. Talg läheb nagu täpselt jala järgi on ju. Ja nendega ma kohe läksin siis seal suure hooga teele Püreneedes, aga käia 10 kilomeetrit ja käia 30 kilomeetrit on väga suur vahe. Ja minu suurim õppetund nagu sellest üldse jalatsite mõttes sellest matkast on see, et jalatsid peavad eest olema laia liistuga. Et kui ma nüüd lähen, need saapad olid mul kitsa liistuga, mis tähendab, et kui sa mäest laskud, mäest üles on lihtsam minna, aga mäest laskudes, et varbad lihtsalt nagu vajuvad kogu aeg nagu sul ette ja kui sul on veel kitsas liist, siis nad pressivad külje pealt ja eest. Nii et mul tekkis nendega ikkagi, et need mingis mõttes väga head saapad tegelikult nagu, ma mängisin ise karuteene tegelikult nendega sealt laskumise peal, pärast me olime targemad, kui olid pikad, raskemad laskumised, siis ma vahetasin lihtsalt jalanõud ära. Et aga räägi sina ka jalanõudest. Eks ma sattusingi seal kuidagi mingitel asjadel kevadel juba Skechersi poodi ja ma käisin, selles mõttes mul erakordne aasta, et ma käisin kevadel ka Aatosel veel palverännakul ja nendega ma käisin Aatosel ja samamoodi seal väiksed sellised jupid kannatas käia, aga ma hakkasin kurtmasin just viimasel nädalal, et kuidagi käivad jalgade peale ja mul väga hea meel, et ma ostsin sõna otseses mõttes 2 päeva enne minekut ikkagi Kaia ütles ka, et kuidas on siin juba praegu tunda annavad, et siis, mis seal siis veel juhtub ja läksime kuhugi sinna, ostsin 47,5 number Adi saapad ja ma olen väga-väga rahul selle, et ei mingeid ville ja täiesti super. No tavapäraselt on sul vist 45,5 ja umbes. 47,5, ma ei isegi tead, siis numbrid on olemas. aga tead, proovisin ja selge, et seal oli ruumi ja tõesti väga, et see on lühike vastus sellele. No number et Kaie veel vahetas neid, eks sa vahetasid neid Salomoni saapaid ja ma käisin ühtede nendega ja samuti ma ütlesin, et ei mingeid ville ja super saapad. Suuremad tuleb siis nõks võtta. Mina ütleks küll, et number suurem ikkagi, sest et jalg vajab see ruumi. Eriti kui on niisugused pikad, ma ütlen 10 kilomeetrit ja 25 on väga suur vahe ja kui see kott on seljas, siis nagu nii kogu raskus on jalgade peal. Et, ja teine asi võib-olla see, et sul olid ka teised tossud kaasas, et ikkagi peab olema võimalus
vahetada. Noh, õhtulgi, kui sa jõuad kuskil kohale, et sa saad panna teised jalanõud, et jalal on mugav. No suvel saab plätud võtta kaasa. No, paljud olid ka praegu plätud, aga noh, see oli ikka nii jahedaks läks, et olid teised. Aga noh, need ei puutu asjasse, need oli lihtsalt vaba ja jalad minu puhul. No mingil põhjusel, ma ei tea, kas ma olen rääkinud jalanõudest palju või on suur silm jälgib kuskil, aga mul viskab nüüd kogu Facebookis ette neid paljajalu jalatsite reklaame. Ja ma reaalselt mõtlen selle peale, et mis nendel on, et nendel on see varbad eraldatud. Ja loomulik nagu see painduvus, et ma arvan, järgmisel palverännule ma ostaks ühtedena need kaasa omale. Eile käisin just bowlingut mängimas ja vaatasin seal neid bowlingu jalatseid, seal oli kõige suurem number 50. Wow. Siukse number ka olemas. On. Shaquille O'Neali jalanumber on ju 58 vist või? No kidding. Wow. Et on igasuguses vormis inimesi olemas, sest tema peab ostma 60 jalatsid sinna, kui ta minna tahab. Aga kui tihti siis neid ööbimismaju seal üldse on, et kas see ongi mõeldud niimoodi, et sul on iga öö jõuad nii-öelda kuhugi punkti välja? No see hakkas niimoodi, et kui me Jean-Pierre-Portist anti see esimesel õhtul läksime seal see palverändurite siis see vastuvõtupunkt või infopunkt, et seal hakkab, võiks võtta seda kaasagi võtta, aga tuleb seda peale. Antakse A4 pihku, mõlemad poolt niimoodi tihedalt täis kirjutatud, 33 soovituslikku etappi siis ja et siis pead jõudma nendeni aga noh. Selle punkti mõte, ma korraks ega vahel, punkti mõte on see, et sa registreerid ennast ära sinna ja sa saad selle palveränduri passi, sest sa hakkad igas kohas, kus sa peatud, siis hakkad neid templeid sinna korjama, mille põhjal siis pärast antakse tunnistus. Ja. Aga ei räägi sina nendest töömajadest. Ja põhimõtteliselt, et see on, vaksvahet on see, kas minna siis täishooajal või ikkagi hooajast väljas, nagu meie seda tegime, et siis on, ütleks, kui minna hooajal, siis ta on sisuliselt kogu aeg ikkagi mitte sõna otseses mõttes, aga see on pidevalt, igal pool on sul öömaja. On võib-olla 10 kilomeetrit vahe, Püreneedes kindlasti rohkem ja Leonimägedes ja sellistes kohtades, aga põhimõtteliselt sa saad seal niimoodi valida igal sammul. Siis on jälle küsimus see, et kas selle kohti on ja niimoodi, et suvel on ta ikka siukese rongkäigu moodi see asi rohkem, ma kujutan, et ma pole suvel käinud, aga talvel pidi vaatama, et kas on lahti ja selles mõttes need soovituslikud etapid olid just, et siis üks koht oli, kus oli see soovituslik peatuspunkt, aga seal oli kinni, nii et no seal on jah see needsamad munitsipaal või kohaliku omavalitsuse need öömajad, et need olid meil seal tabelis nagu kirjas, et mis peaksid lahti olema. Telefoninumbrid olid ka juures, et sa võid ette helistada. Me muidugi ei helistanud kordagi, aga... Et põhimõtteliselt suvel on, et seal on maa täitletud ühtlaselt nende peatuspunktidega, mida see on otseses mõttes, siin Õuele väljas pidi vaatama, aga seoses selle võib-olla niisugune märkimisväärne juhtum, mida me ise oleme palju meenutanud selle sama tabeliga on see, et alguses läksime kohale ja polnud jäänud õigesti selle alguskoha nimigi meelde, et mis tükk aega kohale jõudsime siis, aga Jean-Pierre-Port, jah. Aga me olime, see ka rääkis sellest esimesest nädalast, et me esimene peatuspunkt oli Logronjos, see on siis tubli 100 kilomeetrit ikkagi eemal alguspunktist, Püreneed on üle läbi tehtud ja see Logronjosse minek, see oli meil ikka nii vaevaline, et mina kartsin, et see asi võib meil jääda pooleli, et kõik nagu ütles, et jalgades ei olnud kohta, mis ei valutaks ja siis ma mäletan, me selle Logronjas siis viskasime sinna voodisse pikali, siis ma ütlesin, pidime lehte ka samale välja andma, seda tulid arvutid kaasas ja vana majandusanalüütikuna, et tembud ei unune, siis mõtlesin, et kanname siis selle A4 informatsiooni Excelisse, et mees kilomeetrid ja ma tüdinesin ära selle tabeli koostamisest. See oli nii pikk. Ja siis tuli esimest korda see arusaamine, et mis tüki me oleme endale ette võtnud, et see on võib-olla nende tangente või siis ühesõnaga kõrvalteema selle öömaade küsimusega.
Aga öömajades on, ma ei tea, seal mingi pakutakse süüa või on seal mingi köök või? Väga erinevalt. Väga erinevalt, jah. Ja reegel pigem oli ikka, et süüa vist ei pakutud, ma ütleks. Aga siuke väike kööginurk juhul on alati ja aga siukstes suuremates popimates kohtades on ikkagi, see Roncesvallesi klooster on üks, mis mulle on nagu kõige, ma arvan, et üks kaunimaid mälestusi ka. See oli selle esimese päeva, kõige raskema Pürenede päeva lõpuks. Pidime jõudma siis Roncesvallesi kloostrisse. See on vana klooster, kuhu nüüd on tehtud siis see öömaja. See on üsna hiljuti. Me nägime ühte filmi, The Way, mis ei olnud väga, meie kummagi hinnangul väga hea film, aga ka tehtud sellest samast rajast. Martin Sheen mängib peaosa seal. Seda seal igal pool reklaamiti. Postide peal olid selle filmi reklaamid ja sellepärast me hakkasime vaatama. Aga seal filmis oli näha veel, et seal oli niisugune see kloostri nagu vana sisustus vöömaja, aga nüüd oli ta väga moodsalt korda tehtud. Siuksed puust narid, mis ei kägise ja nagise ka nii palju. Ja seal oli küll niimoodi, et seal oli õhtuks, neil oli kohe palverändurite õhtusöök välja pakkuda, sa ei pea seda ostma, aga sa võid selle osta. Suurusjärk oli 15 eurot ja see oli siis eelroog, põhiroog ja magusroog. Veini tuuakse seal igal pool, kus on see palverändurite söök. Veini tuuakse kannuga alati, nii et sellest ei ole puudust. Ja seal olid ka niimoodi, et suured potid olid laua peale, et sa võid kogu juurde tõsta omale. Ja seal oli, see oli väga ilusti, niisugused ümmargused lauad olid kõik kaetud, siis kus kõik said istuda ja siuke ühine söömaaeg. Mõnes väiksemas kohas oli sellise pikliku laua taga see ühine õhtusöök. Ja mõnel pool ei olnud üldse. Tuli siis kuskile välja minna või siis reegel on poest. See, et ega ei pakut ütleme jah, et köök oli vist ikkagi peaaegu alati ja sai ise teha. Aga kuidas söömisega on, et kas seal tahad ikkagi rohkem süüa, kuna sa nii palju kõnnid või pigem tahad vähem? Vähem ma arvan, et ei taha. Ja kui sulle kõik see näiteks ette tuuakse, et siis ikkagi sööd enam-vähem kõik ära ka. Värskes õhus ikkagi päevad läbi mürgeldada, see tekitab isu küll. See on nagu selle töötamisegagi, et kui oled päevad sa tööd teinud, siis sööd lihtsalt tavalist leivatükki ja see on jumalik maitseelamus. Meil juhtus ka nii, et oligi ühel etapil oli meil kindlasti nii, et jõudsime ööma ja me teadsime, kuhu me tahame jõuda. Me saimegi sinna jõuda, seal öeldi kohe ära, et meil ei ole poodi siin, meil ei ole siin mitte mingit söögivõimalust. Ja siis meil oli seljakotis oli üks poolik saiajupp ja pool pakki vorsti. Ja siis selle õhtu sõimegi siis 2 peale selle pooliku saiajuppi ja pooliku vorsti. Ja siis mõtlesime, et me oleme teinud 6 aastat, oleme teinud lihavõtete ajal siukest nädalast veepaastu. Et nagu me nädal otsa oleme saanud seal veega hakkama, et õudne asi nüüd see päev söömata olla ei ole mingi küsimus. Aga see on jälle mõnes mõttes nagu töö iseendaga, et kui sa nagu ootad väga seda sööki või et poodi ja siis see pettumus, siis läheb jälle tuju ära. Täpselt, et kui häälestad sellel, et nädal aega ei söö, siis on päev söömata üks asi, aga kui eeldad ikka, et on... Ei, on jah, see on see õhulosside ehitamine, et ma mäletan nii hästi, mul on meeles see tunne kunagi kooliajast, et kui öeldi, et vist viimane tund jääb ära ja siis, kui see tund ikkagi toimus, siis see oli nagu 10 korda hullem oli seal tunnis olla kui see, et keegi olekski öelnud mulle, et ta võib ära jääda. Aga ma juba olin kodus juba enda peas. Et siis oli jah see, et sa oled nagu üles ehitanud selle ootuse. Ja kui sa päev otsa kõnnid ja siis ootad, et saab õhtul süüa ja siis järsku ei saa, et siis on jah, see on nagu veits rängem ilmselt. Aga kui palju siis teelisi näeb seal nii-öelda hooaja välisel perioodil käisite? Et need majad, ööbimismajad on ikka täis kogu aeg ja... Ei ole.
Üks ma küsisin ühe selle teema ja pidaja käest, et palju on praegu liikmed. Just päeva jooksul 40 tükki nägi tema. See on üks number, mida me võime öelda. Et me iga päev, vist üks päev oli seda, kus päev me ei näinud mitte kedagi. Kuni viimase hetkeni ja siis lõpuks nägime. Aga et Iga päev me nägime vähemalt siis kedagi, aga see on ikkagi väga vähe. Aga mis oli ka kindel muster, et kui oli suurem linn, siis suuremast linnast järgmine päev, nagu see väljaminekul, siis nägid. Et kuidagi suurtest linnadest viskas nagu välja neid teelis ja siis kõik jälle hajusid ära selle. Ja selle pika rännu peale, selle 800 kilomeetri peale, paar korda me nägime veel mõnda, keda me olime alguses kohanud, et vahepeal ei olnud kohanud, aga siis jälle ühel etapil nagu nägime, siis oli väga suur niisugune jälle nägemisrõõm. Et kui sa seal... See oligi pärast lõuni, me ei näinud enam kedagi sealt esimesest lennust. Oli vist nii, on? Ei näinud, jah. Aga kui näiteks esimene nädal, siis ikkagi üsna tihti jõuad ikkagi õhtul samasse kohta. Ja kui on mitu öömaja lahti, siis nad arnevad ikkagi need palverändurid sinna mitmete vahele. Seda öömajadega võib olla siukse arhetüüpiline situatsioon võib-olla või siukene, mis märkimisväärne juhtum see oli väga üks ilusamaid, ma ütleksin, siis kui me otsustasime, et me teeme pikema päeva ja läheme sealt Sarriast, kus oli esialgu vist plaanis ja läksime veel vaata 10 kilomeetrit edasi, siis meid saatis üks väga ekstravertne peni niimoodi. See oleks väga huvitav, tuli lihtsalt meiega kaasa. Nii et ühesõnaga see oli ja siis oli kilomeetrite kaupa jooksis, ülirõõmsalt jooksis meiega kaasas kogu aeg. Aga siis oli tõesti, et kas see nüüd on lahti. Et kui ei ole lahti, see selgelt meil ei olnud lampe ega midagi, et siis oleks ilmselt pidanud parim varuplaan, et tuleb võtta takso ja sõita kuhugi linna ja siis hommikul taksoja jälle tagasi. Ja siis see, et kui ta tõesti juba hakkas hämarduma ja lõpuks nägi, et on lahti ja tuli aknast, tuluk ja põles. Selles mõttes arhetüüpiline situatsioon, et tuli paistab ja ruum on soe ja see oli siuke üks... Ja ei olegi muud vaja enam. Ja näed, et keegi meie tuttav istub seal, et see oli päris siukene, väga meelde jääb. Ferreiro seal Bergis, 100 kilomeetrit enne. See osa ja sellest, ütleme, kõndimisest tundub mulle, et see, et sa tead, et on öömaja ootamas, on ju, ja siis muidugi planeerid, et kas seal või seal. Ma mäletan, mina viimati eksisin ära, kui mul ei olnud veel nutitelefoni. See pidi olema, ma nutitelefoni ostsin ka muidugi suht hilja, aga see oli vist mingi aastal 2016 või midagi sellist. On ju. Kuskil ma seal läksin lihtsalt üksinda Taevaskotta, elasin Tartus, sõitsin sinna ja siis enda peas oli mul mingi kindel arusaam, et kuidas ma sealt tagasi jõuan, on ju, aga kuidagi ma ära eksisin ja jäin sinna kuhugi Põlva maantee vahetele kõndima, on ju. Ja kõndisin õhtul kella 10 seal ja siis ma mäletan seda hetke, et ma enda arust läksin õiges suunas, on ju, aga tegelikult ma ei teadnud, et kas ma nüüd jõuan sinna Tartu maanteele välja või mitte. Ja kõndisin ka, ma pärast vaatasin, et ma ei tea, mingi 15-20 kilti olin kõndinud ja lõpuks õhtul pimedas siis hääletasin ja sain Tartusse tagasi. Aga lihtsalt see tunne, et või nagu see nii-öelda turvavõrgu altvõtmine on ju, et sa tegelikult sa ei teagi, mis siht on ja see, et mis siis saab. Ma olen ka väljas ööbinud, aga siis väga ei tahtnud enam, et ma olin juba arvestanud, et ma olen Tartus tagasi õhtuks on ju. Et kas seal seda tunnet tekkis, et kuidagi, või ma ei tea, kas või suuremas plaanis, et siht on nii kaugel, et sa kuidagi ei näe seda kaart või tundubki, et... See paranda mind, aga see kogu aeg on ikka tsivilisatsioonist toimub see askeldamine, et seda tunnet, et äraeksimise tunnet või et see oli kõige lähema sel, et lihtsalt võib-olla on öömaja kinni, et siis ei jõua lihtsalt minna kuhugi. Ükskord oligi, jumal, ma ei mäleta neid nimesid, need on kõik nii, need kohad on ju sellised, kuhu ei satuks tavapärases elus tõenäoliselt iialgi need väiksed omapärased külakesed kuskil. Aga see oli see, kus me läksime ka kindlalt selle munitsipaalalbergi peale ja see oli kinni ja järgmine päev pidi algama seal Leoni mägedes eriti raske etapp. Mul hakkad ka ära minema. Ja siis ongi... Las Herreiras oli see. Ja on teada, et see järgmine etapp on raske,
et noh, seda sa igal juhul seal õhtul enam kuidagi sealt otsa ei tee. Pimeda kätte jäänud. Pime pluss noh, seal iga kilomeeter on ikkagi 2 võib-olla veel seal niimoodi pingutakse ära, aga rohkem kindlasti mitte. Aga siis, no ja mina ikkagi olin oma hinges valmis, ma samal hetkel ei rääkinud Hardole, ma järgmine päev ütlesin, et mina hakkan ükshaaval mingit maju läbi koputama ja küsin, et kas on võimalik vähemalt kuskil nurgas ära magada. Et ma olin täitsa valmis selleks, aga siis me saime ikkagi, seal oli üks pisik hostel või see esialne Alberg, kus ma mõtlesin minna, see kinni, aga see lahendus saabus kohe niimoodi 3 minutit. Nii et ei, selle küsimuse tagasi tulles, et teid sellist tunne, et see ei ole mingi metsik matkamine, see on päris selge, et seda muljet, et me siin nüüd mingite ohtudega võitlesime, et seda see oleks väga väär. Rada on üsna hästi märgistatud ka tegelikult. Paaris kohas võib-olla niimoodi pidi ikkagi rohkem vaatama. See ei ole jah, kindlasti mingi metsik matkamine, kuigi Püreneedes muidugi ei ole seal neid bensiinijaamu igal sammul ja vedes ka meid. Mis te seljakotti kaasa pakkisite? No kaalu mõttes 2 laptopi, mida me lihtsalt kuivõrd oli vaja leht vaja välja anda, et siis need pidid kaasas olema, et mida võib-olla soovitaks maha jätta, kui on võimalik. Või võtta 2 asemel 1. Või võtta 2 asemel 1. Jah. Aga ega see palju ei ole midagi. 2 püksid ja 2 lükste kästega särk ja 2 pika kästega särk ja võimalikult õhukesed materjal siukene, mis läheb küll kiiresti märjaks, aga kiiresti kuivab. Ja mis seal veel? Sokid. Kui me läksimegi, meil olid esimesel etapil, saime ka seal ühte iirlastega niimoodi, paar korda sattusime kokku ja siis saime õhtust koos ja nemad ise lõpetasid ära pärast nädalat käimist, sõitsid tagasi koju, aga siis andsid meile soovitusi kaasa. Et seal olid, põhisoovitused olid need, et kiirustada ei ole vaja, et võtke aega. Ja siis teine, et tehke puhkepäevi. Ja 3. oli, et vahetage iga päev sokke. Ja siis, et hoolitsege jalgade eest. Aga mis seal siis veel olid meil? Mingi elementaarne esmaabi. Paar Coldrexi ja ibuprofeen ja ibuprofeen, ibumaks. No mul oli kaasas Peti Alveri luulekogu ka tähetund, et meil tuli just nüüd tuleb, täna me saame kätte lehed, et tuleb Peti Alverist jõulunumber, et siis oli see lisaks nendele asjadele, mis... No magamiskott, käterätt. Et kõik sellised. Mida vähem, seda parem. Absoluutselt. Tähetund on ka. Ma arvan, et siukene ideaalne, ma arvan, on siuke kuni 6 kilo seljakott. No selles mõttes see hea, et kui raamatut kaasa võtta, siis mitte Sõda ja rahu, vaid pigem luulekogu, et see on kontsentreeritum. Et see räägib luule kasuks. See on tõsi, selles mõttes, et sinna ei ole mõtet tassida asju, mida võib-olla nagu ei kujutaks ette, et ilma selleta praegu ei saa. Ja nendes üldjuhul on ka tegelikult väga hästi, vähemalt selle raja peal olid kõik need pesumasinad kuivatid. Et sa jõudsid kohale, siis sa said selle väikse lisaraha eest nagu tegelikult ikkagi peaaegu igal pool oma asjad kohe ära pesta ja kuivatist läbi lasta, et et selles suhtes ka ei olnud. Kaiel andsid alad tunda, siis ma pärast olid võtsin need arvutid enda kanda, et mul hakkas ikkagi siia kaelasoonte peal hakkas mul lõpus, nii et see lõpuks oli nad ikka, see oli see, kus mul keha andis tunda, aga jällegi pidas keha ikka hästi vastu. Ja ülioluline on see keep. Ja, see on tõesti. Mitu korda tänasime, et me need asjame. Siuke korralik, kuigi seljakottidel on, eks ju see kile või see vakstu nagu eraldi olemas vihmakaitseks. Aga siuksed keebid, mille sa tõmbad nagu omale ümber ja seljakotile ka ümber niimoodi. Et see on nii tuule kui vihma eest. Et see on, see oli väga hea ost. Et see on ülioluline seal. Aga muidu reegel ikka, mida vähem seda. Lihtsalt on lihtsam käia. Palju teil kõnnipäevi niimoodi möödus, et omavahel sõnaga ei vahetanud, täitsa vait olite? Või kogu aeg jutt jooksis? Või kaugelt sellest, eks seal oli... No ma arvan, et võib-olla ma tooks välja
sellist päeva, kus üldse poleks rääkinud, ikkagi ei olnud, aga mis sinna võib-olla mõned võtaks võib-olla 2 päeva välja, kus oli sellised. No kus me ikkagi nagu ka juba siis nii palju kõndisime eraldi, et vahepeal nagu ei näinudki teineteist. Kas neid oli võib-olla 1 ainult või? Jah. Noh, 1, 2. Muidu oli ikkagi niimoodi, et noh, kui me päris kõrvuti ei kõndinud, et siis vähemalt nagu nägemisulatuses. Aga ega vaikimist oli väga palju ikka. Vaikimist oli palju, aga võib-olla jah, kui sa seda sorti, et see võib-olla 1 päev oli selline, kus oli siukene. Ja see 1 päev oli meil, see on ka niisugune tore juhus, et see oli see sama Ristimägi, kuhu siis me need kivid maha panime. Mina oma pisikse sümboolse ja Ardo siis, mida ta vapralt oli kandnud, siuke suurt kivi kaasas. Ja see oli üldse meile antud üks imeilus päev, sest et sel päeval oli niuke 0 või väike miinus. Ja öösel oli olnud ka miinus, nii et ja me olime Leonimägedes ja see oli kõik härmas. Kõik need taimed olid härmas. No see oli täielik talve muinasjutt. Ja panime need kivid maha ja siis tekkis üks siukene väikene arusaamatus, et me läksime nagu eraldi kõndima. Ma läksin ees ära ja siis Ardo tuli tagant järgi. No ja mingi asi minu sees, ju need mingid egotrikid ikka on, ütles, et no näed, et nüüd on nii ilus päev, et kuidas me siis nüüd niimoodi üksinda kõnnime eraldi. Ja siis pärast ma sain aru, et mingil põhjusel see meile nii anti ja see oli tegelikult super, sest muidu me oleks kahekesi seal oma selle sama surnud sõnalärmiga kogu aeg nagu ütlen, et oi, vaata kui ilus, vaata ilus. Aga nüüd me saime nagu mõlemad täiesti oma ette vaikuses kogu selle ilu nagu ise läbi kanda, et sellel on 2 poolt, aga esimene on ikka see, et miks ma nüüd sellest suures ilus pean siin üksi olema. Et see, minul käis nagu see mõte korraks läbi. Ja see oli erakordne päev küll, see oli ikka väga-väga ilus, just see Leonimägede päiksepaist ja ärmatis ja kui me siin üles ronisime, siis täpselt oli siuke tunne, et nagu oleks jõudnud, mõlemad tajusime seda, et nagu oleks mingi Soome suusakuurortisse jõudnud. Et see ikkagi jah, et kui palju ikkagi mõjub see kõrguste vahe, see on ikka täitsa hämmastav. Ja ma kujutaks ette, et võib-olla te võite ka nagu hüpotiseerida, et kuivõrd erinev oleks see kõndimine, kui sa kõnniksid üksinda. Jah. Et tegelikult on pikal teel on jube hea, kui on kaaslane on ju. Ja seltsi ja nii edasi on ju. Aga üksinda on see jah, oleks täiesti ilmselt kuidagi täitsa teistmoodi atmosfääri kogu sellel reisil on ju. Absoluutselt see. Mina sain ka sellest kogu selle matka jooksul aru. Ja me isegi paar korda rääkisime sellest, et ma oma tüpaažilt tõenäoliselt üksinda seda asja ei oleks ette võtnud ja ei võtaks ka praegu ette, et selles suhtes kahekesi on ikkagi väga hea. Aga näiteks seal tee peal ega ei olnud väga palju 2-3 paari üldse oli. Ikkagi enamus inimesi on valdavalt üksinda. Ja siis kombineerutakse, et tee peal leiad kellegi, kellega tahad siis juttu ajada, siis mingi etapi käid kellegagi koos. Aga ma ütleks, et valdavalt, vähemalt praegu, kui me käisime, ikkagi olid seal inimesed üksikult tulnud. Jah, aga sa küsimuse juurde veel tagasi, ega me ei padranud seal ka, et me olime küll koos, aga ega me kõndisime ikka palju vaikides, et seda küll ei olnud. Ei, seda kujutaks ette, et mingi hetk, et kaua sa ikka jahud on ju, eriti kui sa nii pikalt kõnnid, et nagu nii see tõmbab maha mingi hetk. Aga üksinda siis ilmselt, räägid ise endaga, pead ise monoloogi. See on täiesti, eks ta ongi, et kahekesi on ikka seltsim, see on selge. Ja muidugi. Ja ma kujutaks ette, et see selles mõttes, et mis see sisemonoloog nii erinev on, et ilmselt mingi hetk sul ikkagi vaigistub see ka ära ja siis ongi see sama, et jalg jala ette ja lähed mõtlemata nii. See ongi see flow state. Seda paar korda tajusime seal ka. Jah, lähedki ära sellesse kuidagi flowsse ja sa ei mõtle selle peale kogu aeg, et kuhu ma pean jõudma või palju mul veel minna on. Et siis on palju lihtsam. Et lihtsalt teed oma samme kogu aeg. See ma mäletan, see oli 3. päeval, kus mitu korda rääkis, et kaugel oli mingi kalju. Kaugel oli mingi kalju nurk, mis nähtab selgelt näha, pinnavorm, aga siis kõnnid ja
lähemale ei tule. jah, aga lõpuks on ta teadne, kust. Sadade kilomeetrite kaugusel, mis alguses paistis olevat. Et see aeg ja pidev liikumine teeb ikkagi imet. Jah, see lööb kuidagi nihkesse ka, et isegi kui ma seal ära eksisin ja maanteel kõndisin, siis on ka, et ikkagi vaatad mingit kurvi ja nagu kõik on ju suhteline, et sa võtad selle endale nii-öelda järgmiseks eesmärgiks, sinna kurvini on ju. Ja siis eriti kui ei tea veel, mis seal kurvi taga on ja siis kõndid ära ja siis vaatad, et jälle. Siis on jah, et nüüd ma jõudsin kohale, aga siis tuleb ikkagi, mingi hetk tuleb ikkagi see, et nüüd ma pean lihtsalt kõndima, et siin väga ei ole oodata midagi. Mul on umbes, ma arvan, et see on üsna inimlik, et vaatad, et see see on nüüd mingi järgmine asi ja seda ma rakendasin ka palju, et siis vaatasin telefonist, et palju siis umbes veel on või kus me oleme või et niimoodi sai seda jagatud. No ja tõusudel näiteks on ju lootus see, et vaatad, et okei, et sinnani tuleb ära minna ja siis jõuad sinna, vaatad, et nüüd on tõus edasi. Ja. No siis on täpselt see, et lood ikkagi peas mingisuguse ootuse, et nüüd hakkab see juhtuma, aga siis kui ei juhtu, siis on palju samme päevast tuli? Minul oli, see on lihtne vastata, et minul oli novembri keskmine oli 30 000. Keskmine. Sul? No ma ju ei vaadanud nii täpselt neid keskmisi, sa jälgisid seda rohkem, aga minul ikkagi alla 30 000 päevi, 30 000 sammuseid päevi ikkagi väga ei tulnud. Ja rekord oli 52 000. Et siis ma mõtlesin ka, et siis ma sain alles nagu aru sellest, et kodus ma ei käi isegi 20 000 sammu. 20 000 sammud on need, kui me võtame nädalavahetusel mingi ja lähmegi, et okei, täna lähme kõnnime. Aga siis oli 52 000, siis ma vaatasin, et see ei ole võimalik. Kusjuures paar aastat tagasi, kui ma veel Delfi pool olin, siis meil oli nädalaajane sammuvõistlus on ju kogu ettevõtte peale ja siis oli ka kellegi rekord oli 51 000. Nädala keskmine? Ei, ühe päeva rekord. Aga sinna peab ka tööpäev sisse mahtuma, et siis oligi, et hommikul kell 5 üles, siis 3 tundi kõndis enne, siis tuli tööle, lõunapausil kõndis ja siis läks töölt koju, kõndis veel mingi 5 tundi. Ja see 8 tundi võtab see ikkagi, jah. Selles mõttes klapib meie rehnutiga küll, jah. No ma ise ka siis kõndisin, mul oli ka umbes keskmine, võib-olla oligi 30 000 too nädal ja siis mul oli ka, et 10 mintsaga ma kõndisin 1000 sammu. Et sul ongi, et kui sa tahad siis 10 000 on ju, siis sul läheb tund 40. Ja kui jooksmas käia, siis saad muidugi kiiremini. Aga ega seda vist seal jooksma ei hakka. Ei, sellist mõtetki ei tulnud. Teeks ühe päeva jooksupäeva. Teeks lõike ka seljakotiga. See seljakott ikkagi hoiab selles mõttes jooksu. Hoiab maa peal. Hoiab väga maa peal. Ja. Aga mis te siis tegite, kui te ära väsitsite? Tegite mingisugused siukse, ma ei tea, 15 mintsase mingisuguse istumispausi või midagi sellist ka? Vahepeal oli isegi strateegia seal, siis kui oli, ütleme niimoodi, et minu see jalgade seis paranes ja see on ka, ma arvan, et psühholoogiline, et paranes märgatavalt pärast seda esimest puhkepäeva, kui me olime ära olnud selle ööpäevasel Logronjos ja siis ma pelgasin väga seda, me pidime järgmine päev edasi minema, oli jälle pidi olema üle 30 kilomeetri distants, et jõuda sinna sellesse järgmisesse ööbimiskohta. Ja ma väga pelgasin seda, et valutavate jalgadega 30 kilomeetrit, see on ebareaalne. Aga nii palju ta astus ära ja siis läksime teele ja läksime selge strateegiaga, et üle tunni aja ei kõnni. Et tund aega kõnnime, et siis vähemalt, et kui ei ole muud võimalust, et siis viskame lihtsalt kotid korraks seljast maha. Ja siis mina üritasin alguses ikkagi kohe võtta saapad jalast ära. Et korraks vähemalt nagu jalgadel vabadus ja kui oli võimalik seal mingid ilusad päikselised ilmad olid, kui me olime seal Riojas nende Viinamarja põldude vahel, et siis jalad üles ka veel, et ikkagi väga palju tuleb mõelda jalgade peale. Ja siis... Puhkus on ikka see, et saab, meil oli põhimõtteliselt saaks koti korraks maha. Ja
siia hakkas kõige rohkem. Lõuna ajal siis ikkagi tegime, kui meil oli siuke võimalus, et sattusime kuskil, kus oli võimalik korralikult süüa ja siis me ikka tegime mingi tunnise pausi vist. See hooajast väljas on ikka väga paljud kohad on juba kinni, nii et siis kui on jälle midagi lahti, siis oli jälle seda suurem rõõm. Mis kõige parem söök oli, mis te saite tee peal? Pulpo. 8 jalg. Seal on piirkondade kaupa on, mis piirkonnas oli? See oli Galiitsia siukene. No seda väga reklaamitakse ka Galiitsias ja seal on siis kohe näha, seal on restoranidel on kohe sildid pulpo, et 8 jalg. Need 8 jalad olid seal muidugi ime hästi tehtud ja ma olen väga suur mereanni ja kalafänni, et mulle sobis väga hästi. Ja seal me saime ikkagi väga kihvtis kohas ka süüa. See oli siuke nagu oleks olnud Oktoberfest. Pikad lauad, pikad pingid, aga siseruum, suur, ma ei tea, mitusada inimest sinna sisse läks ja me olime seal 2. Nii et me istusime selle pika laua taga niimoodi 2 ja siis oli kõik see suur Oktoberfesti laud ümber ringi, nii et aga... Ei, et mis... No mul tuleb ikka see sama ikkagi see võib-olla üks kõige iseäralikum päev, mis siin on mitte või kõige meeldejäävam päev, et iseäralik, et see, kui me seal see Cruzze Ferro ja see raudrist ja kõik see kivi ja see üksi käimine ja siis me läksime niimoodi hommikul, no see oli suur tõus, see on see Leoni mägede. Ta põhimõtteliselt on Pyreneed, siis on Meseta, mis on siuke kiltmaa, ütleme siis see profiil on laialdases Pyrenee kohe esimesel päeval niimoodi ja siis on kiltmaa ja siis tulevad Leoni mäed niimoodi üks kausiserv, kausipõhi ja siis teine kausiserv ja siis lõpuni välja, et see oli nüüd see pärast seda pikka kiltmaad siis tõus sinna Leoni ja läksime sinna ja siis oli tõus ja ilm oli külm ja hakkas juba jahe ja siuke Soome soosakuurordi tunne oli ja hakkas tekkima, et kui nüüd seal nüüd lahti ei ole ja sealt edasi minna, väsinud juba ja pidada ei saa, et siis oleks teistmoodi, aga siis oli see koht oli lahti, seal oli soe ja seal anti lihtsalt, et võileib peekoniga ja see oli minule, kui sa küsid, et siis see on kõik osa ju mingist sellisest suuremast pildist, et see roog lihtsalt võileib peekoniga oli võib-olla... See ongi see, et kui võtta kontekst arvesse, siis võib kõige labasem asi olla ja kõige parem asi. Sest et kui see oleks nüüd kinni olnud, see oleks pidanud seal niimoodi väsinuna ja juba ütleme külm, see oleks olnud teistmoodi minek. No teine meeldejääv söök, mis ka oli ime maitsev, oli vaata see, kus oli see omapärane albergipidaja, kes oli üles ehitanud nendest varemetes selle albergi ja me sattusime niimoodi, et me jälle tahtsime kuskile mujale, me olime välja valinud äpist nagu teise öömaja ja see oli jälle kinni ja pidime tagasi minema, siis me nägime, et kuskil oli kirjutatud, et alberg lahti, sildist läksime tagasi sinna, vaatasime, seal oli suur uks, vaatasime aknas sisse, seal oli pikk laud kaetud, see oli umbes kella 4 ajal päeval siis ja kõik sõid see laua ümber ja nii kui me uksest sisse vaatasime, nii kohe tulge sisse, astumise uksest sisse, juba oli meil kõik taldrikud olid lauale pandud, noad, kahvlid, tulge istuge, tulge sööge, tulge puhake. Muidu on ikka, et hakkame pabereid vormistama, siis oli kohe tulge lauda. Ja seal oli see läätse kikerherne ja siis mingi Hispaania vorstiga tehtud siukene täiesti tavaline roog. Ja võt see oli ka nagu tõeliselt maitsev. Mul tekkis isegi see mõte, et kui koju tagasi tulla, et õppida ise kikerherne roogasid tegema. See kikerherne roog oli ka hea. Kuulge, aga mis tunne siis oli, kui te lõpuks katedraali kohale jõudsite? Et oli mingi tunne üldse? No, hakkas pihta. Sa ei taha hakata? No, ma räägin enda perspektiivist, et me andsime seal käigu selle palverännaku käigus välja ka lehe palverännakust ja siis seal Mikk Saard, üks noormees siis, kes meil seal noortenurgas kirjutas, tema kirjutas, ma sain teada üldse, et on olemas siuke asi nagu Rõõmumägi.
mis on siis 5 kilomeetrit enne seda, umbes 5 kilomeetrit enne katedraali. Rõõmumägi on ta siis sellepärast, see ongi mägi ja sealt siis paistab esimest korda see katedraal. Et, ja noh, see, ütleme, see oli jälle siuke imeilus päikesepaisteline päev ja noh, see tunne jah, et kui ta esimest korda paistma hakkas ja seal oli no jah, siiamaani on siuke küll võtab kananaha ihule see klaverimäng ja oli seal siis vastas ja noh, see oli väga iseära või väga selline meeldejääv ja liigutav tunne, et minu jaoks oli see võib-olla isegi katedraal muidugi ka, aga eelkõige see koht oli ja ma annan sulle siit edasi. Ja, no viimane päev jah, ja meil tõeliselt vedas, et see oligi imeilus päev, sa tead, et sa lõpetad. Ja siis, kui me sinna Rõõmumäele jõudsime, noh Rõõmumäe kirjeldamiseks veel, esiteks on seal all kohe kilomeetri post, kus on peale kirjutatud 5. Ehk 5 kilomeetrit on veel käia. Ja kui sa oled käinud ära peaaegu 800 kilomeetrit ja sul on kilomeetrit ja kogu aeg oled vaatanud neid poste, siis ja seal peal on 5, noh, see tekitab iseendast juba selle kuidagi nagu see tunne läheb järjest ülevamaks, siis selle Rõõmumäe, ta ei ole siuke väga kõrge niimoodi sealt enam kõndides, see kõrgus on juba enne ära tehtud või see tõus, aga seal otsas on siuke pisika kabel. Selle kapeli uksed olid lahti, seal küünlad põlesid sees ja selle ees istus see sama süntesaatori mängija, kes mängis jälle palanime ma hetkel ei mäleta, me pärast googledasin. Armastusabielu, Marriage d'Amour või ma ei tea, kuidas see prantsuse keeles hääldatakse. Imeilus lugu ja see mängib ja see tee läheb niimoodi, et ta on ilusasti sillutatud tee, mis läheb sinna selle kapeli poole niimoodi ja sa lähed mööda seda ilusat sillutatud teed, see klaveripala on sul kõik niimoodi kõrvus, siis see 5 kilomeetrit veel minna, sa näed, et katedraal paistab ja teiselt poolt on isegi niimoodi, et nagu saad pilvedest kõrgemal. Vaade on tohutu ja see kõik täidab, see ilu täidab niimoodi ära, et noh, meil oli mõlemil, mina hakkasin niimoodi nutma seal, et ma lihtsalt istusin seal kapeli kõrval ja see noh, see tunne on selline, et see kõik ei mahu enam sisse ära, et sa oledki nagu üks kogu selle ilu ja rõõmu ja kõige sellega. Ja siis mõlemil oli korraks see tunne, et oi, et kas see nüüd toimuski. Et noh, et nüüd juhtus ära kõik see, mis oleks pidanud katedraali juures juhtuma. Aga no siis kõndisime veel 5 kilomeetrit ja seal katedraali juures me tulime katedraali ühe külje pealt tuleb see Prantsuse rada sisse. Nii et seal on niisugused nagu võlvid. No, nagu tunnelist lähed läbi ja seal tunneli all mängis see torupillimängija, mis me saime pärast teada, et nüüd paar päeva tagasi alles, et see on kuradi pilve. Aga et see torupill mängis samamoodi ja sa lähed pikalt, sa kuuled kaugelt juba seda ja sa tead, et see kuulutab seda, et sa hakkad kohe kohale jõudma ja siis sa jõuad sinna väljaku peale ja keerad ja siis kõik see katedraal, mul jooksis kõik see 800 kilomeetrit nagu niimoodi siuhti silme eest läbi ja jälle noh, see emotsioon on nagu nii tugev, et see lihtsalt tuleb, kõik valgub välja ja sa oled seal kohal ja kõik on nii ilus. No sellise reklaamlõigu tegite siin, et ma arvan, et kuulajad hakkavad juba planeerima enda. No me ise mõtlesime, kui me seda lehte tegime, et kui ükski inimene saab sealt inspiratsiooni ja teeb see läbi, siis on ma arvan, meie siukene üles on täidetud ja kokkuvõttes selle, mis ma panin ka selle sama novembri lehe, mis oli pühendatud Santiago de Compostelale. Üks moment veel, mis haakub nagu sellega, et see oli küll varem, aga see võtab kokku, ma arvan, selle kogemuse, et kui me olime Burgoses, see oli siis meie teine peatus. Burgose katedraal on ka siukene, väga võimas ja me tulime kuidagi, näinud küll juba, me olime ta juba käinud seal platsi peal, Püha Maaria plats on see, aga mis me läksime kuidagi välja, tulime niimoodi sealt läbi selle
vana siukse linnavärava uuesti selle platsil ja siis oli see õhtul pimedas jah, see kirkalt valgustatud katedraal, siuke sügav musta taeva taustal ja siis seal samas kange või värava aluses laulsid 3 tänavamuusikut Ave Mariat. Et see oli siuke ka siukene, ta mul siiamaani võtab ikkagi kananaha ihulas ja siis sellest ma kirjutasin, siin olime veel teel ja ma kirjutasin sellest novembri raamatu või novembri lehe juhtkirjas, aga siis tuli see James Hillmanist, kellest me rääkisime siin esimene kord, kui ma käisin sulle, et see Hillmani lause, et hing tahab, et teda puudutatakse ja miski ei puuduta nii nagu ilu, et see on võib-olla, see võtab kokku nii selle Burgose katedraali kui ka selle Rõõmumäe kogemuse, kui ka lõpuks siis selle katedraali juurde jõudmise, et see oli jah. No siis ma pean ikka mingi minema millalgi. Absoluutselt peadne. Kunagi üks sõber aastaid tagasi viskas selle mõtte õhku, aga umbes mõtteks ta jäigi. Aga ma vist mind nagu erutaks üksi käimine seal kõvasti on ju. Ja ongi, et seal on erinevaid variante, et kuidas reaalselt ajaliselt saad planeerida. Meil hakkas see täpselt samamoodi see, et 6 aastat tagasi käisime seda, nagu me siin rääkisime, Portugali rada ja sealt tekkis see mõte ja sel kevadel, et see just hakkas pihta sellest teadmist, et kui me tahame seda teha, et siis me peame seda tegema, et me oleme juba selles vanuses, et 60-aastaselt ei valmistanud füüsiliselt mingit probleemi praegu mulle vähemasti ja Kaiele laias laes ka mitte, aga 10 aasta pärast on juba teine lugu. Sul on see horisont muidugi pikem. Aga selle ilu juurde ma tahaksin korraks, ma ei tea, kas ma segasin sulle vahele. Öelda seda, et ja seda ilu on võimalik kogeda ainult ka tänu sellele, et sa oled selle kannatuse läbi teinud. Et see on täpselt samamoodi nagu elus, et sulle jõuavad need asjad siis nagu päriselt kohale või sügavalt kohale, kui sa oled ikkagi selle nimel ka vaeva näinud. Oleks autoga sõitnud sinna Rõõmumäele, siis ikka ilus vaadata. Ei see on jah, see on niivõrd paratamatu binaarne polaarsus, on, et lihtsalt mitte miski pole midagi väärt, kui seal ei ole seda vastandit. Et täpselt nagu, ega see, kui sa oled päev läbi on ju pitsat söönud, siis õhtul ega see tavaline peekoni või leib, siis on ta täiesti suvaline asi. Aga kui midagi ole süüa, siis on ta teine asi. Nii on. Kuulge, aga aitäh teile igatahes ja kohtume veel. Aitäh sulle. Eesti Esu.